Kui soovite oma harjumusi tõeliselt muuta ja püsivalt paremaks saada, järgige põhimõtet. Kõigepealt standardiseerige ja siis optimeerige. See lähenemine aitab teil vältida levinud viga, kus püütakse kohe leida täiuslik süsteem, ilma et oleks loodud järjepidevat alust. Standardiseerimine tähendab esmalt selge ja toimiva rutiini loomist. Kui soovite hakata iga päev trenni tegema, ärge alustage kõige parema treeningukava otsimisest. Selle asemel keskenduge harjumuse juurutamisele, näiteks minge iga päev samal kellaajal trenni, isegi kui see on vaid 5 minutit. Harjumuste kujundamisel ei ole esmatähtis efektiivsus, vaid järjepidevus. Kui tegevus on muutunud loomulikuks osaks teie päevast, saate seda järk-järgult optimeerida. Optimeerimine on järgmine samm, kui harjumus on juba kindlalt paigas. Alles siis, kui treeningrutiin on muutunud automaatseks, on mõistlik hakata kaaluma, kuidas seda paremini teha. Kas lisada raskusi, muuta harjutusi või parandada toitumist. Sama kehtib ka muudes valdkondades. Kui soovite hakata rohkem lugema, looge esmalt harjumus igapäevaselt lugeda, enne kui hakkate muretsema selle üle, millised raamatud on kõige kasulikumad või milline lugemistehnika on tõhusaim. Paljud inimesed teevad vea, alustades optimeerimisest enne standardiseerimist. Nad otsivad parimat treeningkava, efektiivsemat ajaplaneerimise süsteemi või kõige paremini tasakaalustatud dieeti, kuid loobuvad kiiresti, sest neil puudub harjumus neid lahendusi järjepidevalt rakendada. Kui süsteemi veel pole midagi optimeerida. Kui trenni ei jõua, siis ei ole mitte midagi optimeerida. James Clear rõhutab, et harjumused kujundavad meie identiteeti. Kui standardiseerite esmalt oma tegevused, hakkate end tajuma kui inimest, kes tegutseb järjepidevalt. Näiteks kui harjutate igal hommikul 10 minutit kirjutamist, muutute kirjutajaks. Kui kõnnite iga päev 10 minutit, muutute aktiivseks inimeseks. Alles siis, kui uus identiteet on kinnistunud, on võimalik seda edasi arendada ja optimeerida. Kujutage ette, et ehitate maja. Kui vundament on nõrk, pole vahet, kui efektiivne ja ilus on ülejäänud konstruktsioon. See ei püsi väga kaua. Sama kehtib ka harjumuste puhul. Esmalt looge tugev vundament läbi standardiseerimise. Seejärel ehitage sellele tugev süsteem optimeerimise kaudu. Kokkuvõttes on harjumuste puhul kõige olulisem järjepidevus. Alustage lihtsatest ja teostatavatest sammudest. Kinnistage harjumused ning alles siis muretsege selle üle, kuidas neid võimalikult hästi teha. Ja pidage meeles, oluline ei ole mitte aeg, vaid tihedus. Kui õpite standardiseerimise põhimõtet rakendama, muutub edasiminek mitte lihtsamaks, vaid ka püsivamaks. Aitäh ja peatse kuulmiseni!